Shallow. Taaskord aeg pühapäeva pühitseda. Pühapäeva pühitseda. Kuidas teil kõigil läinud on? Minul on siin nagu ikka pingeline töönädal. Üritan siin, vaatame, mulle pole veel vastatud. Eelmise nädala esmaspäeval oleks pidanud komitee otsustama, kas ma saan neljapäevasel turul müüma hakata. Ma ise arvan, et see oleks mulle suureks abiks ka vihmahooajal, mis nüüd varsti juba hakkabki kohale jõudma, nagu Kata mulle eile meelde tuletas. Kuidas ma saan seda muuta jälle? Jälle see sama asi, et ma ei näe oma vaatajaid ja ma näen mingeid tähesja. Ma ei taha Star Senderseid näidata. Ma tahan... Kuidas ma seda muuta saan? Ei tea. Ma ei tea. No igal juhul, kui sa tuled vaatama, ütle mulle tere, küsi üks number kommiraamatust, ma võtan omale jälle esimese siia meile kõigile. Nii, Joosepilt. Kõik on kahtlased, kuni nad enam ei ole. Kirjutas siia Albert Einstein, ma kirjutasin juurde AKA Joosep. Teise nimega Joosep. No nii, ma näen nüüd ma näen üks vaataja. Ahaa. Nii et see tuleb, ilmub siia selle kõrvale. Kuule, kas see on... Ei saa aru. Tule nüüd ütle tere, küsi oma number. Ma ei tunne ära selle ikooni järgi, kes sa oled. Ja mu nägemine ei ole veel paremaks läinud, aga läheb aga järjest paremaks ja paremaks. Seda ma vähemalt tahan. Nii et jah, nagu ma siia pealkirjaks kirjutasin ka ja meile sinna Messengeri gruppi, kes on mul Messengeri grupis, et täna ma tutvustan natukene Qigongi tehnikat. Ma lähen toon oma väikse raamat. Ongi kristel. Mõtlesin, kahtlustasin, et kas see on kristelikoon. Number 6. Okei, ma ütlen sulle ära, siis ma lähen jooksen korraks ära, sest mul on üks teine asi, mis ma unustasin maha. Number 6, kas sa kuulad oma sisemist last? Igaüks mõtleb korraks selle peale. Kuidas on kuulata oma sisemist last? Nii. Mul on jah siuke väikene voldik, mille ma juba tegelikult eelmine kord valmistasin ette, et juhuks, kui pilleriin ei tule või midagi juhtub sellega, et siis oli mul see teema. Aga nüüd ma tõlkisin ühte natuke teistsugust videot ka, kus ta nagu selgitab rohkem põhialuseid, Qigongi põhialuseid. Tegelikult eelmine kord selles meditatsioonis, mis me tegime Pillekale, seal ma natukene kasutasin ka seda, mis mul siin kirjas oli, ühte Qigongi tehnikat. No nii, 2 vaatajat, ütle tere, küsi oma number. Et siis jah, Qigong on Hiina traditsiooniline keha- ja meeleharjutuste süsteem, mis keskendub eluenergia, mis on Qi. Seda mul siin mingi paar videot tagasi mul tundus, et Qi meelde, kas see Xi või see oli Qi. Seda kirjutatakse Q ja I ja hääldatakse Qi. Nii, Monika kirjutab mulle Messengeris, aga ma ei lähe praegu Messengeri. Mis keskendub eluenergia ehk Qi liikumise suunamisele oma kehas. See hõlmab hingamistehnikaid, meditatiivseid harjutusi ja sujuvaid liikumised parandada tervist, tasakaalu ja vaimset heaolu. Ja ma siin proovisin leida sellist head videot, kus ta nagu selgitab iga liigutuse energeetilist ja väga paljud ei selgita, et nagu väga paljud, kes teevad siin neid Qigongi videosid, lihtsalt räägivad sellest, mis nagu kehale, kuidas ta nagu kehas toimetab, aga nagu mitte energiat, need nagu miks just selline liigutus, nagu mis me selle energiaga teeme sellel hetkel, sest see on minu meelest, see on olulisemaid aspekte iga asja juures. Nii siis, aga siis ma leidsin jah selle meister Chunilin vist kirjutatakse Chunilin. Ma pärast, kui ma panen kirjelduse, siis ma panen selle. Kas see on Kata, keda ma siin näen või?
et Chuni Linn, ma leidsin tema nagu video, kus ta nagu selgitab just selles siis nagu millest Qigong alguse sai. Aga alguses ma natukene räägin, mis ma ChatGPT tõi mulle, ma küsisin ta käest. Ma ikka küsin ChatGPT käest, et räägi mulle Qigongi, mida tema Qigongis teab. Ja siis põhiprintsiibid on siis, et Qi liikumine ehk Qigong aitab vabastada energiablokeeringuid ja tasakaalustada Qi voogu kehas. Ja siis jah, see üks video, mis ma eelmine kord leidsin ka, et mis on nagu Tai Chi ja Qigongi vahe. Tai Chi on nagu võitlustehnika, mis kasutab seda sama energiat, aga Qigong on ekstra loodud tervenemise jaoks. Number 2, hingamine. Sügav ja teadlik hingamine on võtmetähtsusega energia suunamiseks. No näed, ongi Katja. Ma just ütlesin enne, et Katja mulle tuletas meelde, et vihmahooaeg hakkab tulema. Number 3, lõdvestus ja teadlikkus. Keha ja meele lõdvestamine aitab suurendada energia vaba voolamist ja tegelikult siin see master, mis ta nimi Chunui Linn, tema ütleb ka, et nagu tegelikult kõik ütlevad, et mida aeglasemalt, seda rohkem sa tunnetad energiat ja ma panin ka tähele, et kui ma tegin samas tempos, mis need õpetajad või need treenerid teevad, siis ma väga ei tunneta seda rohkem nagu lihtsalt siuke, nagu proovid oma keha panna liikuma, aga kui me teeme nagu aeglaselt liigutusi, siis me tegelikult tunnetame energiat. Number 4, liikumine ja staatika, need on siis põhiprintsiibid. Qigongi harjutused võivad olla kas dünaamilised või staatilised, mõlemad aitavad Qid suunata ja tugevdada. Muide, ma kannan ühte uut bluusi. Mitte nüüd väga uus, ma käin alati nendes kasutatud riiete poodides. Siingi nimetatakse neid ropa americana, et nagu Ameerika riided. Aitavad Qid suurendada ja suunata ja tugevdada. Ja number 5 on siis põhiprintsiip on meelekeskne praktika. Meditatiivne seisund toetab energia tasakaalustamist ja sügavat lõdvestumist. Sellepärast nüüd, kui ma nagu selle Qigongi leidsin, siis mulle, see sobib nii hästi sellega kokku, mida me teeme. Tšau Anne, näen number 8. Nii, ütleme Annele number 8. Katja, sa veel küsi veel oma numbrit. Ma pean vist jooma ühe lonksu. Nii Anne küsis ja kõik saavad mõelda, ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Oscar Wildilt. Võta üks lonks vett. Ma panin oma kõige uuema joogi klepsu siia peale. Emerald Joy, you deserve the best life has to offer. Sina väärid parimat, mis elul on sulle pakkuda. Et jah, kuidas see siis on? Ma väärin parimat, mis elul on mulle pakkuda. Mõnus, tunneme seda oma kehas. Nii, nüüd siis ajalooline taust ChatGPT järgi. Qigongi juured ulatuvad 1000 aastaid tagasi Hiina taoistlikesse ja budistlikesse traditsioonidesse. Varasemad viited Qi kesksetele harjutustele pärinevad vähemalt 4000 aasta tagant. See arenes osana Hiina traditsioonilisest meditsiinist, võitluskunstidest, näiteks Tai Chi, ja vaimsetest praktikatest. Tuntumateks ajaloolisteks mõjutajateks peetakse Lao Tzi, taoismi rajaja, kelle õpetused rõhutasid Qi voolu tähtsust. Bodhidharma, legendi järgi tõi India munk Bodhidharma Qigongi harjutused Shaolini kloostrisse ja traditsioonilised Hiina arstid ja filosoofid, kes integreerisid Qigongi tervendamispraktikatesse. Tänapäeval on Qigong populaarne üle kogu maailma nii tervise, võitluskunstide kui ka vaimse arengu toetamiseks. Ja nüüd siin see sama meister, see Chunui, jumal küll, kogu edastada, Chunui, tema Chuni, äkki kirjutatakse C-H-U-N-Y-I, Chuni Linn. Ta nagu siin ütleb, et on sisemine ja välimine ja ma ei saanud väga hästi aru sellest tema tekstist. Ta inglise keel ei ole nagu super, nii et nagu tõlge, nagu see temast aru saada oli väga raske kohati. Aga siis ma küsisin ChatGPT käest, et siis nagu, kas sa tead midagi sellest sisemisest ja välimisest, et nagu internal ja external Qigong ja siis tema ütleb, et on 2 peamist haru, on internal Qigong ehk sisemine Qigong. Anneli, tšau, küsi ka üks number. Mis on siis esimene sisemine, keskendub isiklikule praktikale, harjutustele, mis hõlmavad hingamist, liikumist ja vaimset keskendumist
aitab tasakaalustada ja suunata chi, elujõu energiat kehas, et tervendada, parandada vereringet ja vabastada energiablokeeringuid. Siin ta räägib ka seda, et see ongi põhiliselt meie haigused hakkavad energiablokeeringutest, harjutused õrnad ja meditatiivsed, kombineerides keha, hinge ja meele koostööd. Ja siis external qigong, väline qigong kasutab qigongi praktiseerija või meistri oskus suunata qid väljapoole, et aidata teisi inimesi tervendada. Ehk siis tervendaja kanaliseerib ja edastab energiat läbi käte või mõttejõu, aidates avada energiablokeeringuid ja tasakaalustada qi voogu vastuvõtjas. Mõned arvavad, et selle õppimine võtab kaua aega, kuid mõnede õpetuste kohaselt võib energiat suunama õppida väga kiiresti, isegi paari minutiga. Ja siin ta tegelikult, ma arvan, ta selle, et ta saigi sellest tekstist, mis ma lasin talle enne tõlkida. Vot nii, et siis sisemine aitab ise ennast tervendada ja väline aitab nagu teisi. Saame teisi aidata. Niimoodi Anneli küsib number 7. Number 7. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sa sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Üks minu lemmikutest. Johann Wolfgang von Goethe. Aitäh sulle. Niimoodi naamodi. Nii, ja nüüd ma siis lähengi selle video juurde, kus see meister Chuni Lin originaalpealkiri on inglise keeles, aga eestikeelne tõlge on kõik energiablokeeringud kaovad koheselt qigongi tehnika, tal on see jätka ja võida continue and win playlist. Näe, Kata küsis number 44, selle jõuame veel enne ära öelda. Aitäh, muutuse saladus seisneb kogu energia fokusseerumises, mitte võitlusele vanaga, vaid ehitades uut Sokrateselt. Ma olen alati nii hea meel, kui see üles tuleb. Aitäh, Kata. Et meil on alati vaja meelde tuletada, et me ei jää sellesse kinni, et kurat küll, kõik on nii paha ja kõik on nii vastik ja miks ma siin selles kohas nüüd jälle olen ja kuidas see kõik siia jäi, vaid mis nüüd veel võimalik on, mis ma siit nüüd luua saan, kuidas ma nüüd saan edasi minna, mismoodi ma oma mõttemaailma saan muuta ja kuidas saab veel paremaks minna. Nii, no ma alustan siis. Et siis kuidas qigongi nimi kujunes? Nüüd tema ütleb, et väga ammu oli üks mees. Vähemalt sealt ei tule välja, kes see siis oli, kellel oli artriit ja kes ei olnud võimeline läbi viima tseremooniaid Jumala ja looduse austamiseks. Seetõttu arendas ta järk-järgult välja aeglase tantsu, mis aitas inimestel läbi viia tseremooniat ja siis nad said nautida elu ja siis süüa neid saadud ande, mis nagu Jumal neile siis andis. Nüüd selles aeglases tantsus avastas ta, et see aitas tal valu leevendada ja järk-järgult kujunes sellest qigongi esimene vorm. Seda hakati nimetama imeliseks raviks, sest paljud inimesed, kes ei leidnud abi peamisest kliinikust ega ühestki haiglast, kogesid qigongi praktiseerides oma sümptomite kadumist. Üks näide, nagu siis tema enda sellest tervendamisteekonnast. Üks näide oli naine, kes oli 6,5 aastat sõltunud 24 tundi päevas hapnikust. Tema kopsud olid armkoega täidetud ja ükski arst ei saanud teda aidata. Ja siis nagu tavaline kliinik soovitas kopsu siirdamist, kuid naine ei soovinud seda teha. Ja nüüd siis tema poeg tõi ta tema juurde, selle meistri juurde qigongi harjutama. Pärast 4 nädalat harjutades qigongi iga päev tund aega, läks see naine tagasi tavakliinikusse ja kõik armkoed tema kopsudes olid kadunud. Hiina keeles on sõnal qi palju tähendusi, see tähendab õhku, hingamist, energiat ning tervendamise kontekstis ka elu algallikat ja intelligentsust. Nüüd ta ütlebki, qigongil on 2 erinevat osa, siis sisemine ja väline. Välise qigongi puhul on või on siis, ma ei mäleta enam, kas see oli nüüd sisemine või väline. See oli väga raske oli seda kuulda seda, kus ta ütles, et praktiseeri on teatud koolituse läbi teinud ning mõned usuvad, et selleks on vaja pikka harjutamist, kuid minu avastuste kohaselt võtab energiate suunamise õppimine teiste aitamiseks vaid 2 minutit. Siis ta seal vahepeal ütleb veel, et võib-olla te arvate, et ma teen nalja, jah, võib-olla ma teen nalja, aga ma tahan, et te saaksite aru, et see on päriselt võimalik. Väga vastandub
aga noh, mis siis ikka, see on nii nagu Access Consciousnessis on see lause, et mis siis, kui kõik on vastupidine sellele, mis ta näib, mis siis, kui mitte miski pole vastupidine sellele, mis ta näib. Nii, siis ta ütleb, sisemine Qigong on see, mida saab igaüks ise praktiseerida. See hõlmab väga õrnu harjutusi, kus ühendatakse mõte, hingamine ja liikumine, et suunata Qi voolu kehas. Nii saab inimene ennast tervendada ja tasakaalustada energiablokeeringuid kehas. Et miks me üldse jääme haigeks? Ta ütleb, et haigused tekivadki kõige algsemal tasandil, sest kehasse tekivad energiablokeeringud. Kui kehasse tekib energiablokeering, võib see põhjustada mitmesuguseid sümptomeid või haigusi, kõrget vererõhku, südameinfarkti, diabeeti, hingamisraskusi, migreene ja palju muud. Kui sa suudad need energiablokeeringud avada, võivad kõik need sümptomid kaduda. Sa kas usud sellesse ja see toimib või sa ei usu sellesse ja see ikkagi toimib. Sest see on sinu keha loomulik tervenemise mehhanism. Nii, Qigong koosneb 4 põhielemendist, mis aitavad energiablokeeringuid avada. Esimene on liikumine. See, kuidas sa oma käsi liigutad, kuidas hoiad keha asendit tervendamisel. Number 2, hingamine. Õigesti suunatud hingamine toetab energia vaba voolu. Number 3, teadlikkus ja keskendumine. See on siis meele ja keha ühendumine. Ja number 4 on energiavoolu mõistmine. Kehas on 12 peamist energiakanalit, mida akupunktuuris nimetatakse meridiaanideks. Need algavad või lõpevad kas kätel või jalgadel. Energia liigub kehas ringina, see algab rinnast, voolab läbi käte, liigub peani, sealt alla jalgadesse, tõuseb jälle läbi kõhu rinnale tagasi ja moodustab uue tsükli. Lisaks 12 peamisele energiakanalile on kehas 2 olulist energiakanalit, mis vastutavad puhastuse eest, detoksifikatsiooni eest. Puhastuse eest. Põie ja mao energiakanalid. Mao energiakanal lõpeb pea piirkonnas silmade kohal, tegelikult ta ütleb silmade all, aga siis ta ütleb, et see liigub veel veidi üles meelekohtadesse, seejärel alla kaela rinnale, maksa ja teise varbani. Ja põie energiakanal algab silmade sisenurkadest, liigub üles pea tippu, seejärel suundub tagasi välja, liigub mööda lülisamba välimist osa ning viib jääkained kehast välja väikese varba kaudu. Seetõttu, ütleb ta, on väga oluline hoida jalad maas. Ükskõik kui palju sa harjutusi teed, sa pead seisma, liikuma ja kõndima. Kui sa seda ei tee, ei saa keha end ise vabastada, puhastuda ega energiat töödelda. Kehas on 200 energiakanalit, millest peamised vastutavad keha energia omastamise eest. Väiksemad energiakanalid algavad jalgadest ja tõusevad üles rinnani. Nüüd maksa energiakanal on eriline, sest see ühendab otseselt aju. Peaaegu kõik terviseprobleemid, olgu need migreenid või isegi vähk, on mingil moel seotud maksaga. 70% keha toksiinidest väljutatakse maksa kaudu ja 30% hingamissüsteemi kopsude kaudu. Ja nagu öeldud, kui usud, et see töötab, kui usud sellesse, siis see töötab, kui sa ei usu sellesse, siis see töötab ikkagi. See on lihtsalt sinu keha loomulik tervisemehhanism. Kui sa suudad aidata oma kehal eemaldada toksiine ja energiablokeerinduid, saad elada tervet ja tasakaalus elu. Nüüd, esimene väga lihtne harjutus. Tee minuga kaasa üks lihtne harjutus. Keskendu oma ninale ja võta 2 sügavat hingetõmmet läbi nina ja pane tähele, kui avatud su siinused, ninakäigud on. Ja üks veel. Nii, panid tähele. Nüüd tõsta oma vasak käsi üles ja hoia seda õhus. Ja võta parem käsi, tee sellest nagu selline nagu kupukuju ja patsuta kogu käsi niimoodi ülevalt alla läbi. 5 sekundit. 3, 4 ja 5. Nii, ja nüüd teeme selle sama.
parema käega, ehk siis nüüd tõsta parem käsi üles ja vasaku käega kogu käsi ülevalt õlast kuni peopesaga. Umbes täpselt 5 sekundit. Nii. Ja nüüd hinga uuesti 2 korda, sügavalt sisse välja. Juba esimese korraga sa saad aru. Tunned, palju rohkem ruumi on su hingamisteedes, eks ole? Rohkem avanenud. Nii, miks see harjutus toimib? Kätes asub palju energiakanaleid, mis on ühendatud kopsudega. Kui kopsude energia on blokeeritud, siis mõjutab see ka ninakäike ja hingamist. Kui sul on probleeme kopsude või siinuskoobastega, siis lihtsalt nina kaudu hingamise korrigeerimine ei aita. Või nagu ninaga tegelemine, et hingata neid ninast asju sisse, tuleb avada juurpõhjuseks ehk energiablokeeringud kopsude ja käte piirkonnas. Boom, nüüd me teame. See oli päris hea, on ju? Nii, Qigongi teine element, hingamine. Üldiselt hingab inimene 15–25 korda minutis. Koerad ja kassid 25–35 korda minutis, kuid merikilpkonnad ainult 3–5 korda minutis. Ja sellepärast võib merekilpkonn elada üle 100 aasta. Teadlased on leidnud, et kui inimene aeglustab oma hingamist, võib see oluliselt vähendada stressi ja vererõhku. Meditatsiooniga me ju aeglustame hingamist, muutume järjest mõnusamaks ja pehmemaks, sügavamaks ja aeglasemaks. Kui hingamistempo langeb 15 korrast minutis, näiteks 10 korrani minutis, siis on mõju märgatav. Qigongi praktika aitab vähendada hingamistempo kuni 6 korrani minutis, mis parandab hapniku omastamist rakkudes. Iga keharakk saab rohkem energiat, mis muudab meele selgemaks ja aitab kehasüsteemidel paremini toimida. Kui keha saab paremini energiat juhtida, on ka tervis ja elurõõm suuremad. No nii palju siis sellest. Ja nüüd teeme siis läbi need, mis mul siin kirjas on, eelmisest korrast juba, kes vahepeal ei ole oma komme küsinud, küsi oma komm 1-59-ni. Küsi. Ja kes on tähele pannud või ei ole tähele pannud, ma ei ole viimasel ajal energiapanuseid teinud. Ütlen ausalt, ei ole olnud energiat. Et näiteks eile on ju, mul on nagu need turupäevad on teisipäev ja reede praegu. Ja näiteks peale reedet järgmine päev, laupäev, ma ei ole võimeline mitte midagi tegema või natukene midagi. Ma aitasin Katal mingit oma postrit teha, aga nagu videosse tulla või kuskil mingeid muid asju teha on väga keeruline minu jaoks, sest ma olen suhteliselt väsinud, ma põhimõtteliselt veedan selle päeva nii-öelda voodis ja puhates. 59 Tiinale, tšau, näen. Et see kolmapäev on mul peale teisipäeva, mis on siis ka nagu suhteliselt väsitav päev, teisipäev, mitte nii väsitav kui reede, aga siiski nii, et ma olen kolmapäeval soovin olla, võtta puhkuse iseendale. Aga kui on nagu, ma olen mõelnud, et kui on inimesed, kes väga soovivad, siis võtame nagu ühendust, vaatame, mis me saame teha. Nii, 59, teeme selle enne ära. Tuleb veel mõni number või hakkame pihta. Kõige viimane number on meil Daliketterilt. 27 Kersti, 32, sorry, ma ei näe mitte midagi. Elu on liiga lühike selleks, et olla õnnetu. Selle meil mäletate, andis mulle Daliketter. Siis kui ta siin oli Costa Ricas. Nii, 32 Kersti. Tore, et sa said tulla. Nii, 32 Charlie Theron. Elus on hetki, kus on võimalik kas uppuda või ujuma õppida. Mõnikord on inimesed üllatunud nähes, kui hästi nad ujuda oskavad. Võt nii, selline huvitav. Minu meelest selle andis mulle Ulvi, aga millegipärast mul ei ole see kirjas siin. Nii, jah, aitäh, südamed teie lillede eest. Nii, aga nüüd teeme siis... Minu meelest on mul siin 2 harjutust, kui ma õigesti mäletan.
Nii, esimene. Istu mugavalt, käed süles ja fokusseeru oma nabale, mine nabast nagu allapoole 2 intši, mis on 3 intši. Ei, ta ütleb nabas nagu sissepoole, tahapoole, naba taha, umbes 7-8 sentimeetrit. Ja nüüd ta ütleb fokusseeru oma nahale. Nagu kujutate, et sa oled selles kohas, selles naba taga 8 intši ja nüüd fokusseeru oma nahale. Ja sisse hingates, hingame sisse, kujutame ette, kuidas universaalne valgus, pane silmad ka kinni, universaalne valgus siseneb kõikidest suundadest läbi su nahapooride ja koguneb sellesse punkti sinu alakehas. Nimetatakse siis dantianiks, qigongis, päikesepõimikusse. Ja välja hingates, nagu kujuta ette, kuidas sa lased kogu seisva energia oma kehast välja, et see muutub nagu suitsuks, nagu aurustub ja lihtsalt hajub su kehast välja. Ja nüüd niimoodi hingame sisse ja välja ja tunnetame seda energia liikumist. Tunneta seda universaalset valgust. Võib-olla sa näed erinevaid valguseid. Tunne, kuidas ta koguneb sinu päikesepõimikusse ja välja hingates kogu seisev energia, kõik, mis sind enam ei teeni, läheb välja. Ja muudame hingamise järjest mõnusamaks, aeglasemaks, pehmemaks. Ja vaata, aga kas sa tunneta nagu, kas sa hakkad tunnetama enda nahal seda energia liikumist, seda, kuidas tuleb seda mõnusat energiat sisse. Milline tunne sul on? Ja naeratame ka. Lihtsalt võtame seda imelist, tervendavat energiat sisse, uuendavat, värskendavat, imelist energiat. Ja välja hingates aseme selle kõik välja, mis enam ei ole vajalik, mis on seisev, kopitanud energia. Üks kord veel. Ja sa võid seda igal ajal teha. Väga lihtne. Nii, nüüd vaata, ma ütlesin naerata. Et siis see meister ütleb, et naerata. Inglise keeles on see smile, start my internal love engine. Nagu alusta minu sisemist armastuse energiat. Et nagu kui me ütleme, kui me naeratame, siis me alustame sellega oma sisemise armastuse energiat. Nagu mootorid, engine, mitte energy, vaid engine. Sisemise armastuse mootorit. Nii, nüüd ta soovitab, kui sa soovid püsti tõusta. Pane jalad maa peale, on ja, niimoodi õlgade kauguselt. Ja kujuta ette, kuidas sa hoiad käte vahel palli. Mina tunnen kohe, nii kui ma käed sellesse asendisse panen, kuidas ma tunnen seda energiat, aga kui sa veel ei tunne, ära heida meelt. Lihtsalt hoia seda asendit. Et ta ütleb, et 6 meridiaani kätes aktiveeruvad sellega lihtsalt, et me võtame selle palli oma käte vahele. Need on siis kopsud, jämesool, süda, peensool, 3-kordsed küttekehad, ma ei tea, mis ta on, triple heaters ja veel üks südamekanal. Nüüd, hoides käsi selles asendis, aktiveerime me kanalid enda kehas.
nüüd ütle oma kehale, tee taotlus, mida sa tahad, ütle oma kehale, universumile, nagu me teeme, mida sa tahad. Sinu Chi'l on eesmärk, kuidas sinuga töötada. Ehk siis sa võid öelda, palun tervenemist või valin tervenemise või võid panna küsimusse, nagu me alati teeme. Et kuidas see siis on, kui mu keha valib nüüd järjest rohkem ja rohkem tervendada. Näiteks üks kehaosa võid võtta. Ma näiteks võtan praegu oma alaselja, ma tunnen oma alaseljast pinget. Tšau, Eda. Vaata siis pärast algust tagant järgi. Et ütle oma kehale, ütle universum, mida sa tahad, et sinu Chi nagu teeks. Nüüd sinu Chi töötab. Et kutsun esile tervenemise, oma silmade tervenemise. Ma näen järjest paremini ja paremini iga päev. Nüüd ta ütlebki, tee seda naeratust. Alusta nagu pane oma sisemine armastuse mootor tööle. Ja nüüd hakka oma käsi ümber palli liigutama. Ja tunneta seda, tunneta nagu, kas sa tunned õnnetunnet. Tunne nagu, et õnnelikkus on selle palli sees. Ja lihtsalt hästi mõnusalt aeglaselt. Tšau, pillekas, number 2 näen. Lihtsalt liiguta oma käsi palli ümber. Ja siis ta ütleb, et praegu me töötame teises dimensioonis, füüsilises ja emotsionaalses. Aga nüüd läheme 3. dimensiooni ja töötame intelligentsusega, ehk siis mentaalses energias, energiakehas. Ütleb, et sule silmad ja jätka oma käte liigutamist. Ja nüüd ütle oma kehale, mu meel alistub täielikult mu hingele või mu südamele. Mu meel alistub täielikult mu hingele. Ja ma luban oma südamel suunata oma käte liikumist. Nii et sa enam ei mõtle sellele, vaid sa lased nüüd lihtsalt kätel liikuda läbi hinge või südame. Ja lase su meel nagu keskendub sellele tundele selles hetkes. Mida sa tunned? Lihtsalt pane tähele. Pane tähele kõiki sensatsioone oma kätes, kuidas see tundub. Vaatle, kuidas sa hakkad tundma seda magneetilist välja oma käte vahel. Ja võib-olla sa tunned nagu väikest pakitsust oma kätes või üldse oma kehas. Ja lihtsalt fokusseeru nendele tunnetele. Hingame, lõdvestume selle olemise sisse. Ta ütleb selle nime on Wu Wei, nagu Wu tee, kui sa lubad oma kätel liikuda omal moel. Nii et sa ei tee mitte midagi oma meelega, aga sa saavutad kõik. Nüüd tema lõpetas selle koha peal video ära, aga mina arvan, et me võiksime nüüd selle, kui sa keskendusid ühele kehaosale, mida sa soovid tervendada, siis pane see energia selle kehaosa peale. Ma valisin silmad, kujuta ette, kuidas mina nüüd kujutan ette, kuidas ma lasen silmadel võtta see imeline energia vastu ja see läheb igal poole mu kehas. Tunne, vaatle ja tunneta, mida sa nagu koged, mida sa näed või kas tekivad mingisugused visioonid või mis tunne sul tekib. Ja lase sellele endasse nii-öelda imenduda. Võta see täielikult endasse vastu. Mäleta naeratada. Hingame järjest rahulikumalt ja pehmemalt ja mõnusamalt ja aeglasemalt. Võid ka seda, võib-olla soovid seda energiapalli liigutada mujale oma kehas. Las ta töötab igal pool su kehas.
ma enne rääkisin alaseljast, aga nüüd ma läksin silmade peale. Need on mul mõlemad fookuses selle pärast. Ja tunneta seda, mis tunne sellega kaasab ja mina soovitan hästi aeglaselt seda ja mida aeglasemalt sa teed, seda rohkem sa seda tunned. Liiguta seda palli, toida oma energiat, oma energiakeha selle palliga. Selle energiapalliga, selle energiaga, mis selles pallis on. Selle magneetilise energiaga. See on see meie chi energia. Mina näiteks tunnen siukest nagu siuke pakitsus või siuke. Ja kui ma silmade peale panin, siis oli täielikult valge. Valgus tuli. Võid olla ühe koha peal rohkem kauem aega. Võta oma aeg. Lihtsalt lase sellele ennast tervendada, tasakaalustada, taastada. Mina hoian seda praegu oma kõhu ja kogu selle keskosa ümber. Ja Qigongis ka nad alati nagu keskenduvad solarpleksusele, et kogu energia nagu tuleb kokku sinna solarpleksusesse. Et siis sa lähed sealt jälle laiali ja siis tuled alati tagasi oma solarpleksusesse. Dantiani keskusesse. Lihtsalt tervendame siin selles hetkes seda, mida meil on vaja, mis on ammu soovinud, et me anname talle tähelepanu, anname talle armastust ja hinga läbi kõhu. Kui sisse hingad, siis kõht läheb suuremaks ja välja hingates kõht läheb tagasi algasendisse. Ja laseme sellel tervendaval energiapallil ennast tervendada. Lõdvestume selle sisse. Tunne, kuidas see töötab. Lubame sellel töötada. Võib-olla sa tunned, et sa hakkad nagu kehaga pärast rohkem nagu pakitsema üleni. Tunne, kuidas energia liigub sinus. Hakkad võib-olla isegi õrnalt higistama. Pane tähele, kuidas just sina ennast tunned. See ei pea olema samamoodi nagu mina või keegi teine. Võtame veel mõned minutid selles olemises. Oleme täielikult lubamises sellega. Lubame endal olla see energia. Lubame endal seda liigutada, lubame endal seda edastada, iseendale edastada. Lubame endal seda vastu võtta. Lubame endal see olla. Ja mäleta naeratamist jälle. Paneme tööle oma sisemise armastuse mootori. Vaatame iseennast läbi selle naeratuse. Vaatame ise. Naeratame oma sellele keha osale, mida me tervendame sel hetkel. Ja tunneme seda, kuidas läbi meie jalgade voolab kõik see välja, mis nüüd peab minema, mis enam meid ei teeni. Ja kogu see iskuv energia muutub suitsuks.
või voolab läbi varvaste välja. Nüüd, kui oled valmis, siis pane käed oma päikesepõimikule. Tunneme seda, kuidas me tõmbame kogu selle chi energia oma siia alakõhtu, oma päikesepõimikusse, Dantiani piirkonda. Võib-olla sa näed mingeid visioone. Ja nüüd jäta vasak käsi oma kõhu peale ja too parem käsi külje pealt üles pea kohale. Ja siis niimoodi käsi sirgelt liigu alla tagasi kõhu peale. Ja too teine käsi üles külje pealt. Üles pea kohale, see on nagu energiaringi sulgemine. Ja too see kõhu peale ja jälle parem käsi. Nii mitu korda, kuni sa tunned, et sa oled nagu selle protsessiga valmis. Mida aeglasemalt ja rahulikumalt sa teed, seda parem. Ja kui käsi liigub alla, siis hingad välja. Käsi liigub üles, siis hingad sisse. Minu meelest päris võimas värk, et kui sulle ka panustas, anna teada kommentaare või kui sa taha kommentaari panna, kirjuta mulle sõnum, personaalne sõnum, räägi, kuidas sul oli, kas sa tundsid midagi, kas see panustas sulle mingil viisil. Ja ma ütlen Pilleka veel number 2, kui keegi soovib veel küsida mõne numbri siit, enne kui me lõpetame. Number 2. Siuke tunne, ma nüüd lähen pikali. Kui sa kedagi kallistad, siis emba nende olemust. Teeme ise endale ühe suure kalli. Tunneme seda mõnusat armastust, mis me endale anname. Aitäh, eda number 8. Anna endale palju armastust. Tunne, kuidas su keha armastab sind. Keegi juba küsis seda alguses ka. Ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Oscar Wilde. Oleme nii, nagu me oleme. See on kõige parem. Universum soovib, et me oleme õnnelikud, et me liigume oma õnnelikkuse poole, et me lubame endal olla iseenda kõige loomulikumas Mis asja? Ma tulin 1 tund varem laivi või? Mul praegu tuli see meelde tuletus. Pühapäeva pühitsus. No vot siis, kui huvitav. Aga aitäh, et sa jõudsid, said tulla, isegi kui ei olnud õigel ajal. Aitäh. See on nii oluline, et sa tuled mind vaatama. Ja kui keegi soovib tulla minuga koos siia, nagu me Pillekaga tegime, et kui sul ei ole mingit oma teemat, mida sa soovid jagada, siis võime teha sulle ka personaalse meditatsiooni, aga ei pea ka olema siin laivis. Et see Pillekas pakkus mulle selle võimaluse just sellepärast, et nagu kõik saaksid nagu teada, et kuidas see toimib, kuidas me seda teeme.
läheb kordusesse just. ja et siis ja et siis nagu, et noh, ei pea tegema laivis siin, kui sa tunned, et sa soovid ka personaalset meditatsiooni kogeda, et siis on erinevad võimalused, võime teha kõne, võime ka lihtsalt teha niimoodi, et me räägime sellest ja siis ma teen sulle selle valmis ja siis sa annad mulle teada, et kuidas see oli. Vot nii, aitäh, et sa tulid vaatama. Just, nüüd hakkan uue laiviga. Ilusat õhtu jätku sulle, mulle ilusat päeva jätku ja jah, anna teada, et kuidas oli, kas oli ka asja ette läks. Et mina olen jah tähele pannud, mida aeglasemalt ma neid liigutusi ja kõiki asju teen, seda rohkem ma seda tunnen, seda võimsamalt ma seda energiat tunnen. Vot, olgu, järgmise korrani. Tšau!